2 Florida koolidirektorit arreteeriti väidetavalt selle sama autoga purjusjuhtimise eest vaid mõnetunnise vahega. Rayleigh, Jennifer, kas te olete täna alkoholi tarbinud, sest ma tunnen selle lõhna? Jah, olen küll. sest te juhite autot ja te ei peaks autot juhtima. Ma saan sellest aru. Me analüüsime kummalist sündmustahelat, mis viis mõlema arreteerimiseni ja süüdistusteni, millega iga haridustöötaja nüüd silmitsi seisab. Nii et, kas sa tahad harjutust teha? Olgu. Ja sa mõistad negatiivseid tagajärgi. Olgu. Hästi. Nii. Jätka. Ja pane käed selja taha. Pane käed selja taha. X. Pane käed selja taha. Ei, palun. Te olete arreteeritud. See on Inside the Crime, mida esitab Blonde Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Selle juhtumi juures on hullumeelne see, et üks naistest sai Uberiga koju sõita. Siis, väidetavalt endiselt purjus olles, istus ta ise rooli, et oma sõbrannad kautsjoni vastu vanglast välja saada. On 5. juuli 2026. Oleme Clermontis, Floridas. Kell on veidi üle 2 öösel, kui Clermonti politseiosakonna ametnik peatab valge maasturi juhi, kes näib olevat teel koju 4. juuli pidustustelt. Tere õhtust. Tere. Kuule, kas sul juhtub? Kas sul on juhiluba ja registreerimistunnistus kaasas? Mina. Mul ei ole juhiluba kaasas. Kas sul on kaasas, aga sul on koopia? Jah, olen kuulnud, et olen seotud. Kas sa kuulad? Minu. Daamid, kas teil oli hea 4. juuli? Või nüüd on juba 5. Jah, ma ei saa seda kätte. Minu juhiluba, see on mu auto, see on minu auto. See new auto? Yes. Olgu. Mu sõbrannaga on kõik korras, ta viib mind koju. Olgu. Tema juhib, nii et me saame tema juhiloa. Kohtudokumendid tuvastavad juhina Jennifer Jimenezi. Samuti tuvastavad nad tema kaasreisijana Kristina Alcalde. Kuid juhtumi aruande kohaselt oli põhjus, miks politseinik Jenniferile peatusmärgu anda andis. Aruandes seisab. Sõiduki taga olles ma märkasin, et Jeep kaldus oma sõidurajalt lääne suunas liikuvatele sõiduradadele. Seejärel nägin, kuidas valge Jeep sõitis üle äärekivi Morning Drive'i ja Minnehaha Avenue lähedal, kui sõiduk lähenes Biloxom Avenue'le. Jeep jätkas liikumist ida suunas ja kui see Minnehaha Avenue lõuna poole viivas kurvis sõitis, Jeep sõitis täielikult oma rajalt välja, liikudes lõuna suunas põhja poole viival sõidurajal. Kui Jennifer üritab kiiresti oma juhiluba leida, ütleb Kristina kõrvalistmelt äkitselt, et nad on tegelikult koolidirektorid. Nimi ja sünnikuupäev, mille te mulle andsite, kas see ei ole selle isiku kohta, sest ma ei leia meie süsteemist ega sotsiaalkindlustuse andmetest midagi. Jennifer. Me mõlemad oleme direktorid. Nii et alustame. Otsin sinu... Anna mulle hetk. Sinu telefon on autos ühendatud. Ma üritan teda koju viia. Ta viib mind koju. Meiega on kõik korras. Ma hoian kinni. Teine kord hästi tehtud. Me kinnitasime, et mõlemad naised on koolijuhid. Kiire otsing näitab, et Kristina on Pinecrest Lakes Academy direktorina kirjas, samal ajal kui Jennifer Jimenez on väidetavalt Pinecrest Academy Tavernsi direktor. Sul on selles pilt? Jah. Hästi. Mul on see oma käekotis. Ma kirjutan selle üles. Kirjutan selle üles. Hästi, vaatame. Kas teate, kas see on kehtiv, proua? Yes. Olgu. Okay, that's fine. Kas teil juhtub olema sõiduki registreerimistunnistus? Väga hea. Ja te ütlesite, et see on teie auto, eks? See on tema auto. Olgu, see on korras. Pole probleemi. Ja kus te, daamid, täna õhtul tulete? Vaatame. Mul on tagaotsitav isik, kes elab Clermonti maakonna piirkonnas. Northwoodi lähedal, aadressil 12.05. Aga ma ütlesin, kus... Me küsisin, kus sa pidasime tulid. 4. juulit oma lastega. Ja siis Olgu, siia on korras. Lihtsalt huvitavalt. lähen sööma ja siis ratsudama. Hästi. Kohtudokumentide kohaselt tundsin, kui istusin juhi istmel ja rääkisin Jenniferiga, tema rääkides tema suust tulevat alkoholilõhna. Samuti täheldasin, et ta istus juhi istmel ja sõiduk oli tema kontrolli all, kuid tema keha kõikus. Nii et te võite juba aimata, mis küsimus järgmiseks tuleb. Proua Jennifer, kas te olete täna alkoholi tarbinud, sest ma tunnen selle lõhna? Jah, olen küll. Olgu. Ma ei hakka sulle valetama. Hästi. Kas sa viitsid selle preili Kristinale anda? Preili Jennifer, kas sa saaksid siia tagasi astuda, et ma saaksin sinuga rääkida?
ma pean oma kinga jalga panema. C on chorus. Just 187, Jennifer on 54. Räädi kolledži. 26. Lähme siia poole, sest ma ei taha teel olla ja pihta saada. Kas sa oled temaga sugulane või midagi sellist? Ma olen tema parim sõbranna. Jah, siinsamas. Ole ettevaatlik. Miks ta sinu eest räägib? Ta muretseb. Ta muretseb minu Ärme pärast. kuku. Siin ei kuku. Lähme otse sinna, kus valgus on. Jaa. Täpselt sinna. Okei, ütle seda uuesti. Ta muretseb minu pärast. Okei. Miks ta sinu pärast muretseb? Sest me mõlemad oleme kõrgel, me mõlemad oleme haridusvaldkonnas kõrgel kohal, tead küll, ja okei, meie tööjõus, nii et see on raske. Ja me mõlemad oleme abielus politseinikega. Nii et... Okei. No, minu naine on ka abielus politseinikuga. Ma tean. Ta on jah, vabandan. See on raske, nii et ma üritan lihtsalt Ja vahele miinus? jätta. Ja kas ta on praegu ühega abielus või... On EKS. Ei. Mõlemad meist oleme hiljuti lahutanud. Nii et praegu ma ei ole üritan, võrdsed. et teda koju saada. Ja okei, ma arvasin, et temast saab kaine autojuht, aga nii ei läinud. Nii et ma lihtsalt üritan veerandi teest koju jõuda. Ma elan koos siin üle tee selle valgusfoori juures. Ogu. Ma just kolisin, me just lahutasime ja ma lihtsalt kaotan selle, mis meil on. Ma ei tea, sa peaksid mulle tänulik olema. Noh, Ma ei hakka valetama. Ma tean, ma lihtsalt teen nalja. Põhjus, miks me siin oleme, on see, et te olete Minni juures. Kas te tunnete seda piirkonda? Jaa, Okei, nii et sa oled Minnehaha juures. Ja mis see oleks? East Avenue? Jaa. Kas sa tead, kus see on? Jaa. Okei, te olite valgusfoori juures. Kui sa tuled alla, Minnehaha, sa vingerdad üle kogu tee. kas sa saad aru? Ja mis peamine, isegi kui sa tuled sellest kurvist välja, oled sa selles sõidureas. Nii et siis ma ei Nii ole et ka siis. kindel. Olgu, mis see on? Ma usun sind. Ma ei tea, aga ma usun sind. Kas sa mäletad, et sõitsid seal äärekivile umbes Morning Drive'i juures? Ei, ma ei mäleta. Olgu. Sellepärast ma siin olen. Ja siis ma tulen sinu juurde, räägin sinuga. Ma märkasin, et su reaktsioonid on väga aeglased ja viivitusega. Täiesti tõsi. Isegi aeglane pilgutamine. Sa tead küll silmade ümbruse Nii et kui sa teda üldse ärritad, jah? Ma tean seda kõike. Ma olen seal olnud 20 aastat. Minu Olgu. abikaasa. See puudutab mind. Seletan sulle, Ja, miks ja, ma sind ma autost sain välja tõin. Hole just iga päev, kui mul on autos reisija, kes räägib rohkem kui juht ise. Nii et ta muretseb minu pärast. Ma olen mures. Ma olen ka mures. Sellepärast ma siin olen. Sest ma olen hea inimene ja ta ei taha, et ma... Nii et Jennifer, Sa Ma tead ei öelnud igasugust. kunagi, et sa oled halb Ei, see ei olnud selle pärast. Lihtsalt ma olen mures oma tuleviku pärast. Ma Oogi. saan aru. Noh, kuna me oleme nüüd selles olukorras, kus sul on mootorsõiduki üle kontroll. Ja ma küsin sinult, kas sa sooviksid teha kainusteste koha peal? Et hajutada mu muret, ei saa seda teha. Himeles mu endine oli Sinu endine ei ole oluline. politseinik. Nii et... Ta ei ole. Autos Sõnuga. Ei, ma saan aru, aga tead... Nii et ma küsin sinult, sest sa oled täiskasvanu. Ei, ma ei saa. Kas sa tahad, et ma kordaksin seda või saad aru, mida ma ütlesin? Vabandust, korda seda, kui soovid. Ogu. Nii et ma küsin või palun teilt, et teeksite kainusharjutused, et hajutada minu muret. Et te suudate Jah, ma tean, et ohutult suudan. Juhtida. Okei, nii et sa ei taha, et ma seda seletaksin. Ei, okei. Oled kindel, et sa ei taha, et ma seda seletaksin. Ma mõtlen sina. Sa võid seletada, kui tahad, muidugi. No ma ikka proovin, sina ikka. Segad vahele. Ma ei taha, et sa segadusse jääks. Ma ei tee seda meelega. Kui sa saad aru. Ma ei pea minema. Räägi Ma lihtsalt edasi. proovin. Nii et sa tahad, et ma seletaksin seda, jah? Palun. Okei. Põhjus, miks ma seda küsin, on see, et ma sooviksin, et sa teeksid kainuse kontrolli harjutusi. Et hajutada minu muret selle üle, kas sa oled võimeline seda sõidukit ohutult juhtima, ma peaksin. Nii et ma tean, et sa oled mulle vastuse andnud, aga kui ma seda ütlen, kas sa ei soovi teha kainuse kontrolli harjutusi või oled sa nõus? Ja sa saad aru, muidugi, mis sellest edasi saab. Nii Ma arvan, et sa võiksid seda laiendada sellele, kui sa soovid. Kui sa ei pahanda. See tähendab, et ma võtan sinu sõidumustri põhjal kogutud teabe ja selle, mille ma sinuga tee ääres tegin ning nii otsuse selle kohta, mida ma järgmisena teen. Nii et kui ma küsin, Sihon, sa tead
ja sa ütled, et sa ei taha. palu end tööle ja lase See end on läbi okei. küpsetada. See on sinu õigus, aga siis ma ütlen sulle, et ma pean lähtuma sellest, mis mul Harrison. on ja tegema otsuse. Kas see on arusaadav? Jaa, saan aru. Olgu, Kas ma räägin ainult sinuga ilma teise osapooleta või mitte? noh, enne kui tema siia jõudis, olime siin ainult sina ja mina. Jah, täpselt, seda ma küsisingi. Kas sa soovid teha kainuse kontrolli harjutusi? Kas ma saan sinuga rääkida ilma temata? See ei ole seotud Pärast seda, kui sa mu küsimusele vastad. Olgu. Kas sa tahad seda teha? Olgu, kas sa mõistad negatiivseid tagajärgi? Kas on selge? kuna Jennifer keeldus kainustesti tegemast, võeti ta vahi alla. Pane käed selja taha. Sa pead minema. Jah. Jaa. Kas sa said nüüd aru? Jaa. Hästi. Võta oma Apple'i kell ära, et see käeraudadega ära Jah, 4 on 4. Okei. Noh, Käerauad. Kas sa tahad, et ma paneksin selle autosse? muidu kuhu iganes sa tahad. Kuhu iganes sa tahad. Hästi, me kõnnime nüüd otse selle auto juurde, otse ees. Üks 187. Või uuri välja. Jennifer on vahi all. Ta on vahi all. Olgu. Kas teil on midagi kaasas, millest ma peaksin Ei, teadma? proua. Midagi, mis võiks mind torgata või vigastada, midagi sellist? Taskutes pole midagi? Mitte midagi. 317. Kas sa saad lasta tal küüti otsida? Anna mulle lihtsalt minut. Töötame kõigepealt selle osa kallal ja siis vaatame edasi. Olgu. Sa võid Ma kaugelt lihtsalt teha otsin abi, kõike, mida ükskõik tal vaja millist. on. Kehaosi või midagi sellist. Hästi. Sa näed erinevaid asju. 187, 260. Jennifer Jimenezi süüdistatakse väärteos joobes juhtimises ning keeldumises kohapealsest kainustestist. Pärast Jenniferi arreteerimist ütlesid politseinikud väidetavalt tema kaasreisijale Cristina Alcaldele, et ta kutsuks endale küüdi, sest ta ei olnud piisavalt kaine, et ise rooli istuda. Jutumi aruandes on kirjas, et Cristina hakkas kohe paluma. Ta küsis, kas ma saaksin neile veel kord vastu tulla ja neid koju saata. Ma ütlesin Cristinale, et otsus on juba tehtud ja ta peab endale sõidu tellima. Cristina hakkas mulle rääkima, et nad mõlemad on selles piirkonnas koolijuhid ja aitavad kogukonda ning et me oleme nende suhtes liiga karmid. Ma ütlesin veel kord Kristinile, et ta kutsuks endale sõidu, aga Kristina kordas ikka, et nad mõlemad on koolijuhid ja küsis, kas ma saaksin isiklikult Jenniferi aidata. Nüüd siin läks asi jälle teistmoodi. Politseinikud märkisid oma raportis, et nad nägid Uberit saabumas, et Cristina koju viia. Ta sai isegi oma autovõtmed tagasi. Oma raportis kirjutavad nad ka, et tuleb märkida, et Cristina kõne oli kogu suhtluse vältel ebaselge ja ta komistas, kui ta oma autost välja tuli, et Uberi juurde kõndida. Nüüd võiks arvata, et see on loo lõpp, aga nii see ei olnud. Vaid mõni tund hiljem oli Cristina taas rooli taga ja hämmastaval kombel otse kui déjà vu'na. Ta peatati taas järjekordse liikluskontrolli käigus. Kuule, pane auto kinni. Miks sa sõidad? Miretsid? Ma proovisin South Lake'i minna. Üleviimine Terri järve äärde. Nii et ma lihtsalt lähen ja ootan. Olgu, me oleme nüüd teises piirkonnas, sest sina juhid ja sa ei peaks juhtima. Ma saan sellest aru. Ta elab kohe seal. Ma olin tema juures kodus ja siis ma helistasin ning mulle öeldi, et ta on seal South Lake'i juures. South Lake, mis iganes. Ja nad ütlesid mulle, et mul on vaja 2000, et ta kautsjoniga välja saada. Nii et ma läksin pangaautomaadi juurde, aga mu pangakaart ei tööta. Nii et nüüd olen ma nagu ummikus. Ma ei tea, mida teha, sest ta ei saa enne 10:30 välja. Nii et ma lähen praegu tagasi tema koju. See ongi see, mida ma tegin. Ma ei taha midagi valesti teha. Aga mul on palju vaata, põnev, ma ma saan aru. sinuga. Sa olid tõesti. Ma tean, aga praegu ma ei ole. Ma saan aru. Ma tõesti ei ole. Ma luban sulle, et ma ei ole. Ma olen lihtsalt väga mures oma sõbra pärast. Kas ta Vaata, ma helistab tunnen seda mulle? lõhna ikka veel. Kas sa oled Ma siis tean. võimeline tegema? Kainuskontrolli harjutusi. Ma proovin. Ma ei taha ka vanglasse minna. Palun, istu maha, eks? Kristina sõnul istus ta uuesti rooli ainult selleks, et sõbranna Jennifer kautsjoni vastu vabaks saada. Kristina, kas sa saad minu poole pöörata? Hästi, mis su küsimus on? Mida sa teeksid, kui ma oleksin sinu vanglas? Ei sõidaks. Ma saan sellest aru. Oh jumal, mida ma teen? No mis oli su küsimus oma valikute kohta? Ma ei taha. Ma tahan olla võimeline hommikul ärkama ja talle järele minema. Mul saab kõik korda. Mul saab kõik korda. Ja mul saab kõik korda.
Me oleme mõlemad kurjategijad, me pole kunagi inimesed olnud. Kuradi politsei selle asjaga. Ma ei tea, mida ta ütles, ma ei tea, mida ta tegi. Tal oli kuradi vägivaldne abikaasa, kes oli üks politseinik. Kuule, me kaldume teemast kõrvale. Ma saan aru, et Nii et mis ta puudutab ilmselt seda, oli mis tema meil vastu praegu üleolev. on. Ma ei hakka ütlema, et ta ei olnud. Aga Ole oluline, eks? Nii et mis meil oli nüüd on? pühapäev. Ma tean. Kas sa ütlesid, Jah, et olen oled küll. valmis välitöödeks, harjutusteks? Oled sa ikka veel Ma valmis olen. Tunnen end palju paremini kui enne, kui sa mind koju saatsid. Ma saan sellest aru ja ma läksin koju, olin parklas 2 tundi ja siis ma helistasin ja mulle öeldi, et oli South Lake'is. Nii et mulle öeldi, et oli kohe seal, nii et ma proovisin talle need $2000 maksta. Ärge võtke seda praegu vastu. filmimisele kaasa aitama. Harjutusi või mitte? Millised on minu valikud? Nii et sinu valikud on, sa võid teha kainusharjutusi ja kui sa ütled, et sul on parem, see annab sulle võimaluse hajutada minu kahtlused, et sa ei juhi sõidukit joobes olles. Olgu, kui sa ei taha neid teha, seda saab sinu vastu kasutada. Kohtus sinu keeldumist osaleda. Ja ma pean tegema otsuse selle põhjal, mis mul seni on, Õige, millest ma just sinuga rääkisin. ma tean, Sa olid tõesti purjus ja juba sõidad jälle. ma tean. Sa saad aru, mida ma mõtlen? See oli juba mõnda aega Ja, tagasi, ma nii saan et sa aru. tahad kainusharjutusi. Harjutusi? Mina ei taha. Ma ei ole kindel, mis mulle parem oleks. Ma lihtsalt ei tea. Ma andsin Praegu sulle ma võimaluse vahetaksin. See ongi see, mida ma tunnen. Ma sain sinust aru. Ma andsin sulle sinu valikud. Sa kas teed need ära või mitte. See on sinu otsustada. Ogu. Nüüd erinevalt Jenniferist nõustub Kristiina tegema kainustesti. Aga see, et ta on õpetaja, ei tähenda, et ta testi suurepäraselt läbiks. Järgmine asi, mida ma palun sul teha, on seista just siin, jalad kuus või umbes siin. Vabandust, mitte päris minu kõrval, nii et just siu. Seisa seal, jalad koos, kuni ma selgitan ülejäänud juhiseid. Kas oled siiani aru saanud? Pane jalad kokku. mul ei ole 5 korda aega, nii et see on raske. Ogu. Nii et mida sa teed, on see, et valid endale sobiva jala ja tõstad selle umbes 15 sentimeetrit maast lahti. Hoia jalg maapinnaga paralleelselt, umbes joogipuri kõrgusel, käed külgedel ja vaata oma varba poole. Sa hakkad valjust lugema niimoodi. Ära veel alusta. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, kuni ma ütlen, et peatu. Ogu, see on samuti pidev. Kui alustad, ära peatu enne, kui ma ütlen, et peatu. Ja kui paned jala maha, tõsta see uuesti üles ja jätka sealt, kus pooleli jäi. Kas sa saad juhistest aru? Okei, anna mulle üks hetk. Millist jalga sa tõstad? Ma ei ole kindel, kes see on parem. Tõenäoliselt vasak. Kumba iganes sa soovid. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031. Ma olen vormist väljas. 1022, 1023, 1024. 1025. Hästi, sa võid lõpetada. Hästi, pane käed selja taha. Okei. Pane Ei, käed pane selja käed taha. selja taha. Ei, palun. Sa oled arreteeritud. Ei, miks? Noh, sest teile anti võimalus koju minna. Sa said selle õigesti aru. Ja siis tegid sa otsuse minna võtma auto, mille sul kästi parklasse jätta ja seal sees juua. Või kuivata need paar ära. Palun. Ma olen... Palun. Meil ei ole kedagi teist. Nagu kes veel on tulnud siia. Noh, ta pidi seal sees olema 8 tundi, nii et sellel pole mõtet. Ma saan sellest aru, aga palun. Võib-olla oled sa esimest korda. Ma lähen talle järele kell 10.30. poolt kaardi läks. Aitäh, palun. Kas pole juba kell 10.30? Palun. Ta pidi välja saama kell 10.30. Palun, tule nüüd, poiss. Ma ei ole joobes, ma just läbisin kogu testi. See ei ole test, need on harjutused. See on läbimise või mitte läbimise asi. Aga ma ei kukkunud läbi. Seisa autoga silmitsi. Ja aja jalad rohkem harki. Palun, kas saaksid oma jalad lahku viia? Ma ei taha seda sinu eest teha. Mul on 2 last, palun, ma ei tee midagi. Kas keegi on kodus koos sinu lastega? Palun, jah, nende isa on nendega. Ogu, peaasi, et oleks täiskasvanu. Kuidas me siis välja saame? Sa pead ootama 8 tundi. Sa pead kaineks saama. 8 tunni pärast. tõesti olen. Ei, Ogu. Saad kautsjoni vastu välja 8 tunni pärast.
kas sul on midagi rinnahoidjas? Ei, mul ei ole midagi. Lihtsalt ei, sest see on nagu traadiga rinnahoidja, kui seal on. Minu asjad on autos, me võtame need. Miks sa siis, ma ei tea, ma ei hakka oma kätt panema. Sinu rinnahoidja sisse, kui seal on midagi, mida sa ei leia või mida mina ei leia ja sa tood selle vanglasse, see tähendab keelatud esemete toomist vanglasse. Ma lihtsalt lasen. Kõik teavad seda, ma lihtsalt ütlen teile. Ja nagu Te olete olnud arreteerite mõlemad. Jaa. Sa teed nalja. Jah. Kas sul on jälle midagi selle vastu? Ei. Ma pean üle oma turvavöö küünitama, vabandust. Mul on mu asjad. Jah, meil on kõik korras. Sa ei saa seda kätte. No oleme arreteeritud. Ma van nuuna. Ja. Cristina Alcalde arreteeriti väärteo eest, kuna ta juhtis autot joobeseisundis. Ta viidi politseijaoskonda alkomeetri testi tegemiseks, kuid väidetavalt keeldus ta testi tegemast. Tema arreteerimisraporti kohaselt luges umbes kell 0,545 ohvitser Buchong proua Alcaldele ette Florida osariigi nõusoleku hoiatuse vormi. Proua Alcalde killed us. Ohvitser Buchong teavitas mind, et nende vestluse käigus ütles proua Alcalde, et ta jõi sel õhtul 3 jooki. Ma toimetasin proua Alcalde Leiki maakonna vanglasse ilma vahejuhtumiteta. Sõidu ajal vanglasse näis proua Alcalde mitu korda magama jäävat, kuid ärkas üles, kui tema mobiiltelefon helises ning hakkas nutma ja kordas end. Nii et lisaks joobes juhtimisele esitati Cristinale ka süüdistus keeldumises anda alkomeetri proovi. Nii tema kui ka Jennifer Jimenez ei tunnistanud end süüdi neile esitatud süüdistustes ning on nüüd kautseni vastu vabastatud. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et mõlemad kohtuasjad on endiselt avatud, kuid Jennifer Jimenezil ja Cristina Alcaldel on 3. augustiks kavandatud kohtuistung kokkuleppe menetluse arutamiseks. Aitäh, et vaatasite seda Inside the Crime episoodi. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin taas homme uue juhtumiga.